Tere jälle, hakkame pihta reisisõprade podcastiga. Täna me ei räägi enam Türgist, Egiptusest ja Montenegrost, vaid räägime hoopis Austraaliast. Tuleb natuke teistmoodi podcast. Külas on mul Mari-Liis, kes on Austraalias elanud, ma ei tea kui kaua, ise räägid. Ja räägimegi sellest, et mis tunne ja kuidas käib siis selline asi nagu working holiday'ga Austraaliasse minek, seal elamine, töö otsimine, uue elu alustamine nullist sisuliselt ja nii edasi. Räägi kõigepealt natuke endast, et kust sa tuled ja kuhu lähed? Kus ma lähen? Tere ka. Hiiumaalt tulen ja siis mis mind Austraaliasse viis tegelikult oli see, et juba väikse lapsena nii väga tahtsin reisida, aga suureks kasvades ja ka ülikooli algusaastatel ei olnud nagu väga seda võimalust, et finantsiliselt oli olukord raske ja ma nii väga kadestasin kõiki, kes nendel reisidel käisid. Ja siis ülikooli, ja see oli vist 2. või 3. aastal, siis sinu poolt läbi viidud programm Student Tour, mis oli siis Work and Travel USA. Et kuulsin sellest vist oma kaastöötaja kaudu, et ta kutsus, et tule infotundi, et sellega saab minna suve veeta Ameerikas ja Ameerika, mis otseselt nii väga ei tõmbanud, aga sealt käis see läbi sõna Hawaii läbi ja Hiiumaalt pärit ja siuke paradiisisaar ja see pani nagu silmad põlema ja siis sinna infotundi ma läksin ja muidugi, et jah, tahaks minna, aga kui see otsustamiskoht käes oli, siis see oli ka täpselt see koht elus, et kas sa tuled selle mugavustsoonist nüüd välja ja teed seda või et suvi Eestis, et kuidas ma sellest ilma jään ja siis, et ühel hetkel ma ikka siis otsustasin, et ma teen selle ära, et ma kogun selle raha, et ülikoolis olid omal ajal ainult kõik ilusti esimese 2 aastaga tehtud, andis mulle aega tööl käia rohkem. Võtin selle otsuse vastu, läksin siis 4 kuuks Hawaii'le, siis töötama, elama ja see muutis kõik. No aga Hawaii ja Hiiumaa ei ole ju väga erinevad. Ei ole jah, et Hiiumaa on Eesti, nagu öeldakse, Eesti Beachi, Eesti Hawaii kindlasti, et see oli lihtsalt imeline, et lõpuks nagu näha, mis seal maailmas on, nagu mis on maailm, nagu see loodus, imeline loodus, et ma juba väiksest lapsena, et kui käsiti kunstitunnis joonistada midagi, et minu unistus, siis mina panin sinna palmipuud ja meri ja ma ei tea, kust see tuli, aga see on eluaeg sees olnud ja kui ma siis seal olin, siis oli nii elasin meri, imeline loodus, vulkaanimäed ja see nagu atmosfäär, see vibe, see saare vibe ka seal natuke, et siis Aga kuidas sa siis, Hawaii, aga siis sa tulid tagasi, siis ma tulin tagasi. Siis panid Aussi kohe? Et siis mul oli natuke aega siin, et siis olid nii vaimustuses ja mida lend Eesti poole, seda siuke stjuardessidele ka kõikidel nagu oli rohkem vajunud ja siis jõudsid siia Eestisse keset septembrikuud, külm, siukene, mis siis nüüd on ju. Aga siis ma võtsin kätte, läksin restorani tööle, et Telliskivis oli Anni Järvel väga tore restoran Kukeke ja mul läks seal väga hästi, mulle väga meeldis seal ja hakkas tulema see koht, kus ma olin juba 2 aastat töötanud ja olid väikesed muutused juhtkonnas ja et mulle tekkis võimalus siis nii-öelda võtta see restorani üle juhataja rollis. Ja siis, aga ma olin just hakanud mõtlema, et ma olin nii palju kuulnud sellest Austraaliast ja eriti, mis mind viis, olid igasugused sotsiaalmeedia videod ja pildid ja kuidas sa olid siin külmas Eestis ja vaatasid, kuidas keegi surfab või elavad nagu imelist elu ja kuna sa olid nagu selle terakese nagu kätte saanud, siis nagu see jäi põlema ja siis ma mõtlesin, et milline võimalus, ja üks tuttav, kes oli ka Hawaii programmist osa võtnud, oli ka seal, ütles, et tule muidugi. Ja siis ma seal restoranis lavadega istusin, kus mul seda kohta pakuti ja keset halli oktoobrikuud ja vaatasin aknast välja ja oli siuke külm ja kõle ja ütlesin, et suur tänu selle eest, aga ma otsustan, ma lähen Austraaliasse. Nii. Ja sealt ma läksin. Ja kuhu sa siis seal maandusid või kuidas sul see? Siis oligi see, et kuhu sa lendad on ju, et Austraalia on suur ja lai ja väga paljud eestlased lähevad Perti ja mina olen siukene alati teistsugune inimene, et kui ma ei soovi minna seda teed, mida kõik lähevad, et ma tahan midagi muud, ma ei ole mingi suurlinna inimene, et Sydney kuidagi ei kõnetanud ja siis oligi siuke väiksem linn Brisbane,
et ja et üks tuttav ma teadsin oli ka seal ja siis ma mõtlesin, et okei, võtame siis selle, mis võtame, et davai, piletid. Suht niimoodi kiirelt. Ja kuidas siis seal koha peal, et hakkasid tööd otsima või kuidas see läks? Jah, siis esimese sain sõbra juures majutuda ja siis vaatasin ma juba edasi, et olid ka siuksed share house'id või et just siuksed teised backerid ka kuskil täitsa Brisbane'i linnas, kuskil kõrgel korrusel ühel korteris, et ilus oli. Ja ega ma suurt eeltööd ei olnud teinud, et lihtsalt natuke raha kaasa, et saaksid alustada. CV-d olin lihtsalt valmis teinud, välja printinud. Ja siis oligi niimoodi, et mina tööd otsima tänava peale, on ju. Et ma olin nagu, kas tol ajal oli see, tähendab see Gumtree on vist Austraalias. Et see oli juba kõik 9 aastat tagasi, et natuke peab meenutama. Et ma vaatasin nagu natuke välja, mis tööpakkumised on ja mis seal linnas nagu on mingid kohvikud või midagi, et kuna mul oli see restorani kogemus peamiselt ikka klienditeenindus ja toitlustusvaldkonnas, siis ma midagi ikkagi sinna alale. Et esialgu sinna linnamelu ja nagu alustada, et üldse siin Austraalias kogemust saada ja siis ma sealt nagu midagi valisin välja, et okei, et seal otsitakse, aga selle asemel, et email saata, ma lähen koha peal oma CV-ga. Et kindlasti ma arvan, et see on kõige parem, et kõike teha nagu saata emaile, saata CV-si, helistada kohal käia, et nagu ikkagi anda ennast märku ja näidata, et kui sa lähed särava isiksusena kuskile sisse, siis see ju kohe kutsub ka. Ja kusjuures väga mõned töökohad võib-olla, või mingid sellised restoranid, kus ma läksin ja üks kuulutus, mis üleval oli Jamie Oliveri restoran Brisbane'is. Ja seda töökuulutus oli siukene, et no me otsime staari, kas sa oled see ja see ja see, kas sa oled nii palju teinud ja siis mina olin nagu siuke halliirake seal, mõtlesin, mis mina reliisiti Hiiumaalt arvan, et mina kuskile saan, et ma ei julge minna, ei hakka minema. Aga ikkagi midagi surus, mõtlesin, mis mul kaotada on? Keegi tunne, kui ma sealt ka välja tulen ja ei lähe õnneks ja läksin sinna, tere, kas ma saan manager'iga rääkida ja kohe vaatas vastu siuke suur habemega mees mulle ja küsis paar küsimust ja tulin proovipäevale ja tööle ma sain teisel päeval juba. Jamie Oliveri restoran? Jamie Oliveri restoranis Brisbane'is, minu teine päev Austraalias Brisbane'is ja töö oli käes. Okay. Et sellega läks. Ma olen sellega nõus jah, et see töö otsimine, eriti ma olen austraallastega natuke suhelnud, et just päris pikalt ongi natuke teisel levelil, aga ongi nagu mingisugune lepingud on allkirjastatud, kõik on nagu tehtud, aga midagi ei juhtu. Et siis ongi nagu see, et peaks nagu kokku saama ja rääkima, siis järsku hakkab juhtuma, aga muidu on selline, et üle neti kuidagi mingisugune e-mailid ja mingid, see on nagu väga lihtsalt ei toimi. Et sa pigem tulebki kohale lennata ja hakata nagu näost näkku rääkima. Jah, muidugi, kui sa farmi tahad minna ja farmid on kuskil outbackis 100 kilomeetrid eemal, siis sa päris niisama alati kohal ei lenda, kuigi lähevad ka väga paljud. Et kui on teada näiteks, et ütleme, et ettevõttel on töökuulutus üleval ja siis sa võtad oma 2 kodinut ja lähed, et ma olen siin, ma tahan töötada, sa näitad oma initsiatiivi, siis sind üldjuhul ka suur tõenäosus on ikkagi saada. Jah, selle kohta ma olen ka jälle kuulnud lugusid, et kuidas saadakse nagu astutakse ämbrisse, et ongi, et sa lendad mingi lennukiga kuskile teisele poole aussi. Muideks Austraalia on umbes sama suur kui Euroopa, et kui keegi tahab mõõta, siis see on suur. Et kui te lendate teise aussi otsa sinna ja siis mingisuguse, tule kohale, siis vaatame, leiame sulle küll midagi tegevust. Siukse asja peale nagu lähed kohale, et siis sul on raha otsas varem või hiljem või et see ei ole nagu hea plaan, et sul peaks nagu. Et natuke eeltööd ikkagi peab tegema. Aga jah, linnades ja niimoodi, et kui ongi kuskil kohvikus otsid ja niimoodi. Aga kui sa nüüd ütled inimestele, kes nüüd mõtlevad näiteks sügisel minna Austraaliasse, et millisest linnast sa nüüd kogemuse pealt ütleksid, et võiks nagu alustada? Tead, sellega on nii, et väga palju erinevad aspekte, et mis sind ennast nagu huvitab, milline inimene sa oled, et kas sa oled rohkem nagu väga suur linna inimene, Sydney on ju, või nagu sa eelistad pigem nagu siuksed keskmist kohta või mis tööd sa kohe otsid, et kas sa tahad kohe linnast alustada, on ju. Milline kliima, Austraalia on nii suur ja lai, sa võid olla seal troopilises, seal üleval Far North Queensland näiteks, Cairnsey kandis, et tõesti kogu aeg on niiske.
kuni alla Tasmaaniani välja, kus on nagu kohati nagu Eesti kliima on ju. Et kõik sõltub sellest, mida sa tunned, et mis sa sooviksid minu jaoks, et vist on ka nagu rahaliselt. Ja rahalises mõttes ja Sydney on muidugi teada kõige kallim on ju. Et sa pead sellega arvestama, et seal ikka läheb, kulud on ikkagi palju-palju suuremad, et võib-olla olekski nagu lihtsam alustada algul kuskil natuke mitte nii suurest kohast, elada sisse ennast, näha, mis on see Austraalia, kuidas seal käib kõik, milline on see keskkond, milline on need inimesed, kuidas see infovahetus seal kõik toimib. Asjad ei käi nii kiiresti nagu siin Eestis, et 1, 2, 3 tehtud, ei seal oota ja lõpuks sa oled seal kuu aega ja tööd ei ole, midagi ei ole, raha kulub, mis ma nüüd teen, on ju. Et see vajab natuke seal harjumist ja samal ajal, et kuna algul on nagunii see aeg, kui sa ilmselt nagu tööd otsid, on ju, et siis kuskil veeta see mitte nii kallis kohas võib-olla ja hiljem on seal väga head võimalused raha teenimiseks ja siis sul on võimalus käia, reisida, näha, teha ja võib-olla valida mingi uus koht, kus sa soovid elada ja töötada. Et äkki... Me ühel oma koolitusel rääkisime seda ka, et just üks Eesti tüdruk oli, kes värbab siis inimesi tööle ja tema niisugused, et sa saad päris palju eeltööd teha, see on tõsi. CV, mis nüüd tänapäevane teema on, et proovige, AI on väga tore asi, aga ta näeb kohe ära, kes on AI-ga teinud. Ehk et proovige ise või võtke see AI, aga tehke see nagu enda omaks või tehke see nagu üle. Aga mis ma nagu mõtlesin on jah, et üks asi on see, et sul hakkab Sydneys näiteks hakkab sul raha kuluma, on ju. Et mille iganes peale, transpordi, üürid, kõik asjad, söögid, toidud, kõik, tõesti seal raha põleb. Et siis sa pead väga kiiresti nagu tööle saama. Et minu võib-olla mõte on jah see, et tee eeltööd, mõtle välja, võiks ka olla see raha olemas mingisugune, mida me nagu soovitame, et 5000 audi nagu seal viisaprotsessis küsitakse. Et seal läheb nagu aega ja see kultuur ja kogu see asi, et see suhtlemine on võib-olla mõnes mõttes lihtsam kui Eestis äkki. Suhtlemine, avatud ja sõbralikud, aga sa pead inglise keeles rääkima ja et selles mõttes on nagu... Jah, ärge kartke inimest inglise keeles rääkida, et see on... Kõigil on oma aktsent. Jah, kõigil on aktsent ja austraallased on üks maailma kõige sõbralikum rahvas, nad on väga avatud, nad on väga tolerantsed, nad väga ootavad, nad on harjunud, sest nii palju erinevaid rahvuseid on seal ja nii palju backerid on, et selles suhtes kindlasti ei pea kartma, et see ongi see koht, kus lihtsalt mine ja tee ja ole julge ja ära karda. Ma ütleks, et põhiviga võib-olla ongi see, et sa nagu saadad oma mingid CV-d kuskile, sead ootama lihtsalt nagu istud ja ei tule vastust ja ma ei tea, ma ju pidid ju vastama. Ei ole vastatud. Ei ära lootma, jah. Siis sa ei saa nagu seda attituudi võtta, et pidid ju vastama. Ikka pole vastanud. Sa pead nagu ikkagi enda ees seisma, sa pead ise käima ja tegelema. Ja. Et võib-olla need austraallased annavad nagu kergemalt ka natuke selliseid lubadusi. Või ütleme, et ja, võtame ühendust, et ärge jääge lootma. Võib juhtuda, aga pigem mitte, et proovige nagu nii palju kui võimalik erinevaid kanaleid mööda ja teed pidi siis midagi leida. Okei, ühesõnaga sa töötasid Jamie Oliveri restoranis ja mis su tee edasi siis läks sealt? Siis pärast 6 kuud ma tulin korraks Eestisse, et siin jäid mõned asjad poolikuks ja siis ma olin siis vist 6 nädalat Eestis ja siis oli uuesti tagasiminek, et ei, mina lähen ikka tagasi. Ja siis tuli see farmi töö leida, et 88 päeva omal ajal, siiamaani on ju, aga tol ajal oli veel 2 working holiday viisat. Ja mul oligi niimoodi, et ma jõudsin tagasi nii, et mul oli kuskil 4 kuud ainult aega selle tegemiseks ja ma maandusin Brisbane jälle tagasi ja siis hakkasin kohe otsima, on ju. Kiiresti farmi tööd vaja. Ja Facebookist, kas see oli mingi backeri grupp, et keegi seal postitas, et Caboolture, selline tore linn, mis on Brisbane'ist natuke alla tunni põhja pool. Et seal tegelikult Wammur on natuke sealt teemal, et seal oli maasikafarm. Pullid nimed, mis oli? Caboolture. Ja teine... Wammur on. Natuke nüüd Eesti. Teinekord keegi tahab nende ärile nime näiteks mõelda. Juba raske asi on seda, mida teha kusjuures. Võtke Austraalia kaart lahti ja siis on seal mingisugused, ma ei tea, mis asjad, nagu jumala pullid nimed, nagu, et väga naljakas. Me jääme seda Caboolchaks, panime Eesti nime sinna, Caboolcha. Nii. Siuke omamoodi linnake, et maasikafarm ja maasikaid korjuma ja Hiiumaal kunagi väikse lapsena juba meil olid põllud ja käisin ka nagu turu peal müümas, et korjasin ja müüsin ja Soomes olin käinud ja siis mõtlesin, et
kogemus on olemas, et mul on kiiresti midagi vaja. Ja siis lihtsalt natuke sükest eeltööd, et okei, mingi inimene pakub sul tööd. Tol ajal vist oli minu arust vähem, et tänapäeval on neid skämme ja neid valeinfosi nii palju rohkem, et olla ettevaatlik. Kes see postitab sul seal, et mis ta räägib, mis on pakkumised, et kui on nagu see väljend, et kui midagi tundub, et liiga hea, siis ilmselt on liiga hea. Et uurida välja, kes inimene on, kas ta on vahendaja, siis tihti on see, et ongi need nagu värbajad või midagi, et nemad vahendavad, siis tema kohta sa ei saagi otseselt midagi teada, mis farmi ta vahendab või mis ettevõtet või midagi. Et tee natuke nagu eeltööd ja uuri välja ja vaata, milline see suhtlus on ja mis nad täpselt ütlevad, et on väga palju neid hosteleid, neid working hosteleid. Mina isiklikult pole ühegagi kunagi tegemist teinud, et siis ma väga palju kogemust sellel ajal siin ei ole jagada. Et nendega on rohkem vist siuksed, et võib-olla teed mingid lepingud või mingid rääkimised ära, aga muidu on üldiselt nii, et kui sul kuskil midagi ette maksta palutakse, siis see ei ole ikka niimoodi. Et maksame meile, et mingi deposiit 200-500 taale ja siis tule kohale. See ei ole üldiselt õige. Ja siis lähed kuskile Outbacki ja vaatad seal. Oled oma 2 kotiga seal, et midagi siin ei ole. Et selles osas tasub ettevaatlik olla ja eeltööd teha, et ma natuke tegin ja kuidagi rääkisin ära ja vaatasin Google Mapsis selle aadressi kohal oli farm, oli näha ka selle satelliidi pealt, et seal on kõik need maasikapõllud ja värgid ja mõtlesin, mis sellega see pole kaugel, et lähen kohale. Autot oli vaja, siis õnneks mul sõbranna vend oli just läinud Eestisse oma auto temale, et nüüd siukse vanema korraliku rallipilli ja siis ta sai selle siis mulle niimoodi müüdud vaikselt ja siis oli küll, et nii, et teistpidi liiklus ja värgid-särgid ja kuidas ma nüüd ja mis seal ikka, võtsin oma 2 asja, panin need sinna autosse läbi linna Brisbane'i ja kohe oli ikkagi suht selge, et sellest ei olnud mingit hullu, et ma tean, et mõndadel tekitab see nagu hirmu, et appi see auto ostmine ja sõitmine seal, et see on palju lihtsam, võin öelda. Mul oli ka hirm, ma sõitsin nagu see ringteed olid rasked, et pead hakkama nagu teisele poole. Võib-olla jah harjumus asi, aga minu jaoks nüüd, kui ma tagasi olen, on Eestis 10 korda raskem liiklus minu jaoks. Ja minu jaoks on seal nii nagu lollikindel ja nii lihtne, et sa saad selle teistpidi selle varsti. Raske oli see, kui lennujaamas, ma mõtlesin rendiauto, lennujaamas maandus, sealt välja saamine, siis kus pidi ma nüüd lähen ringteed. Aga siis lõpuks sa lähed ju teist järgi või selles mõttes, et sa nagu ei ole ju... Tuleb välja nagu, et pole hullu map sisse ja küll ta juhatab sind. Ja siis ma läksin kohale ja siis oligi tegin selle lepingu seal koha peal ära ja järgmine päev kell 4 või 5 hommikul pidi platsis olema ja tol ajal oli hästi palju piece rate töid ehk siis nagu tükitöö pealt, ehk siis nii hästi, kui sa tegid. Et tänapäeval ma tean, et need on nüüd rohkem reguleeritud, hästi paljud on toodud üle tunnipalga peale. Et ma nüüd ei tea täpselt, kuidas see tänapäeval on, ma ise olen ikkagi ju viimasel ajal olnud ikka lepingulisel töö peal. Aga et siis kunagi oli seda piece rate tööd väga palju ja sellel ei olnud nagu väga hea maine, sest kõik ütlesid, et sellega ei ole võimalik raha teenida. Et farmerid kasutavad inimesi ära, et sa teenid nii vähe. Ja olin neid õudusjutte kuulanud, kuidas sa teenid 5 eurot umbes päevas seal ja aga ma läksin, mul oli vaja, mul hakkas aeg otsa saama. Ja esimene päev, kui sa lähed midagi tegema, sa ju oled uus, sa õpid. Et kui ütleme, et kell 5 hakkab, et sinul hakatakse alles õpetama, et näe, kuidas see käib, millist marja korjata, kuidas, mis on see tehnika, kus panema peab. Võtad selle esimese varja, ma ei tea, kas see on nüüd piisavalt punane. Teine inimene korjab samal ajal niimoodi. Siis on loogiline, et su esimene päev ja esimene nädal, et sa ei teenigi nii palju, et sa ei korjagi. Ja see on see, mis sai nagu väga paljude inimeste komistuskiviks ja kus tuli see arvamus, et nad olid seal 1 või 3 päeva. Ei, siin raha ei teeni, see on skämm, ma olen minema siit. Aga kuidas see muidu siis on? Ma olen ise ka maasikad korjanud, ma korjasin need Rootsis. Ma pidime ja lõpuks müüsime neid ka, et see müümine läks nagu paremini, aga mis ma mäletan, et ei olnud väga kerge töö. Ma olin noor ka, ma arvan, mingisugune 20 võib-olla, vähem isegi, 19, load just saanud. Ja päikse käes põlesin ära. See oli veel see aeg, kus öeldi, et pane hapukoort peale, siis läheb paremaks. Mul on pildid sellest kuskil siiamaani, kus mul on hapukoorega tehtud siuke naeru nägu selle peale. Jõhkralt põlesin ära, see oli nagu valus. Ja, et ikka see ei ole kerge, raske, igasugused need korjamistööd ja
ka muud tööd seal. Teil ei olnud nii, et mingisuguse masina peal oled seal kuidagi ja siis... Meil olid siuksed picking trollid, mis on nagu ehitatud siuke kahel pool rattad ja siis on siuke metallkonstruktsioon ja siis sa nagu istud istme peal ja siis sa nagu lükkad ennast tagapoole või siis sa võid ka ettepoole liikuda. Nii. See on nagu siuke, ütleme nagu kolmekas või siuke rata, siin on lihtsalt suurem on ju ja siis seal peal on kastid ja sul on mõlemal pool vaod ja siis sa niimoodi korjad. Et kui sa alustad, oled aeglane, korjad natukene on ju. Hiljem sa oled juba proua, sa lähed niimoodi, et lihtsalt paned täis, siis viid need kastid ära ja niimoodi see on. Paar seda mädan maasikat ei tee midagi või kuidas? Ei, need tuleb ka ikka ära korjata ja siis on eraldi nagu nii-öelda ämber selle jaoks, kus lähevad need halvad ja siis see on ka nagu selle eest ka makstakse. Okay. Et ikka muidu sul põld jääb ju kõik neid täis. Et aga mis ma siis tahtsin öelda, et mul oli ka siis nii, et pärast esimest päeva ma küsisin selle oma tööandja käest, et kas ma võin palun tulemusi näha, et kuidas mul läks. Ja ta oli siuke kõhklev, sest ta ilmselt teadis juba Euroopa tüdruk tuleb ja see tulemus ei olnud hea, et nüüd ma kõhklen ja kahtlen ja lähen ära, on ju. Aga ta ikkagi lõpuks näitas mulle, ta võttis selle siis lahti ja seal oli 3 A4 tulemusi neid inimesi, seal oli ikka paarsada inimest varmis selle põllu peal korraga. Ja ma olin seal, kas ta oli eelviimane või tagant 3. ja näitas, et minu tunnipalgaks tuligi mingi 5 eurot tunnis. Ja ma olin kuskil 8-10 tunnise päeva teinud ja siis ma mõtlesin ja siis need külmavärinad tulid peale ja judinad, no nüüd on kõik, ma ei saa oma farmipäevi tehtud, ma ei teeni siin, kõik on läbi, on ju. Natuke aega seal värisesin, mõtlesin ja siis tööandja vaatas mulle vastu, ütles, et äkki hakkad mul koristajaks, et mul on just ühte vaja, et siis saad tunnipalgaga. Aga ma teadsin, et koristaja töö on vist äkki ainult mingi 4 tundi päevas või 5, et see ei ole nagu piisav ja see on ikkagi miinimumpalk ja see on alati see jääralikkus ka, midagi põleb see, et mina saan paremini, ma usun endasse, ma olen tubli. Nii. Mina lähen proovin veel ja järgmine päev läksin, ma korjasin juba, et kilodes vist oli äkki 98 kilo esimene päev ja järgmine päev oli juba 250. Milline hüpe on ju. Ja niimoodi ma siis läksin ja ma otsustasin, et ma jään ja ma pushin ennast ja ma saan ja ma hakkasin tõusma ja paari nädalaga ma olin selle teise lehe keskel ja ma sain järjest paremaks ja paremaks, sest ma ainult drive'isin, sest ma vaatasin nende, et kes me nimetasime top pickeriks, kes need kõige kiiremad olid. Nemad teenisid ju päevas põhimõtteliselt 1000 taala võisid ka teenida. Mitte nüüd ühtegi, et teha ühtegi rassistlikku nalja, aga olid need muuseas asiaadid, kes kiiresti? Jah, nad olid asiaadid. Ja sealt tuli ka see arvamus, et mul ei ole mõtet eurooplasena tööle minna, et need asiaadid ju, et ainult eelistatakse neid. Yeah. Ei ole nii. Vahe tuleb ka sellest, et enamus siis olid jaapanlased ja korealased ja Taiwanis ja hiinakad ka on ju, taiwanikad, aga korealased on hästi rahaahned ja see on neil silme ees ja need ei huvita mitte miski muu ja see paneb neid töötama ja sellepärast nad on kiired, aga nad ei ole ka sul esimene päev kiired. Nad lihtsalt on sihikindlad. Jaapanlased on nagu natuke tasakaalukamad, rahulikumad inimesed on ju, aga nad olid hästi lojaalsed töötajad ja nad olid ka nagu sihikindlad, aga nad ei olnud võib-olla nii kiired. Ja siis tulebki mingi eurooplane kuuleb, teeb seal 3 päeva tööd, et ei, siin raha ei saa, läheb minema, need asiaadid ainult saavad. Et ei, et... Aga kuidas see ikkagi on, kui sa hakkad nagu hommikul pihta, sa paned nagu päev otsa lihtsalt nagu mingi tempo... Ega 3 tunni tagant on ikka pausid, esimene on see smoko, siis sul on lõunapaus, 20 minutit või 30 minutit, pool tundi. Siis on hiljem uuesti smoko, kui on pikk päev. Smoko on siis... Smoko on paus, kohvi, Me peame nagu see Aussi släng on alati mingi selline smoko ja ma ei tea mingi... Smoko, et väike paus, et neid mõni teeb 10 smokot päevas, et sükest väike pausi hetk. Et siis see ja muidugi sul on siis vesi on kindlasti peab kogu aeg olemas olema, et jood vett ja korjad ja kellel on muusika ja teed kuidagi oma olemise mõnusaks ja korjad ja teed. Mina vist mõtleks seda kui challenge'it, kas ma saan nendest jagu. Samas ma võib-olla üritaks kuidagi nende asjad, kuulge ärge nii kiiresti korjata, siis nad saavad aru, et nii ei ole võimalik. Et siis äkki tõstavad palka. Võt siis tollal oligi see piece rate süsteem selline, et saada see keskmine ikkagi üle miinimumi, et siis oli sul, et need, kes sul väga palju teenisid, siis oligi teada, et need, kes liiga vähe teenisid, on ju, et nad viisidki selle balanssi, et siis nende vähest arvelt siis need said rohkem. Et see süsteem kind of töötaski niimoodi. Okay.
et mingi podcast'i saaks kuulata, et samal ajal oled klapid peas ja siis korjada. Oleneb farmi reeglitest, et üldiselt on niimoodi, sul on lubatud näiteks speakeri peal, kõlari peal, sellepärast, et kui sul farmerid või need supervisorid seal ikkagi midagi vahepeal ütlevad, et no kuulge, tehke nii, tehke naa, et annavad ikkagi neid juhendusse, no sa pead seda kuulma. Et sa ei saa ikka päris niimoodi, et sul disko käib siin ja ma ei kuule mitte midagi. Okay. Aga see viis siis selleni, et ma sain lõpuks nii kiireks, et ma sain nagu täitsa toppi. Ma sain täiesti esimeseks paarisaja töötaja seast, ma olin nii, ma ei taha kuidagi seda niimoodi egoistlikult öelda, aga nemad rääkisid minust, sest minust tehti Jaapanis, mul tehti video ja minust kirjutati Jaapanis ja Koreast, et nad ei ole kunagi näinud, et ükski valge inimene seda asja suudaks. See ei ole võimalik. Et ükski valge inimene korjab maasikaid kiiremini. Nende kiirusel. See ei ole võimalik. Nad vaatasid, mis asi, kes sa oled, sa oled asja. Kuidas? Ajalehti panid su. Keegi tegi mingi kohaliku asja, ta oli rohkem siuke mingi väiksem tegija. See oli see nõukaajal see lüpsinaine Leida või kes alati tegi mingid lüpsirekordid, ma tean, et see midagi tegi. Ma olin siuke väike seal. Selle kohta on äge lause, et kas oli, et sa võid olla nii hea, sa võid harjutada kitarri hommikust õhtuni ja olla nii hea kitarrist, kui tahad, aga kuskil Aasias on üks 4-aastane poiss, kes mängib ikka paremini kui nüüd on meil siin Marliis, kes on tõestanud, et ei ole nii, et saab ka valge inimene olla kiirem kui asjad. On võimalik, kõik ongi selles, kas sa oled nõus seda tegema, kas sa tahad, nagu sinagi täpselt ütlesid, ma tahan nagu panna ennast proovi, et kas ma saan ka ja näidata, et see on võimalik ja tegelikult ma teadsin, et mida paremini ma teen, seda rohkem ma saan raha. Sest siis parimatel hetkedel ma teenisin ikka $1000 nädalas, nagu 3000, ma ei tea, mis rohkemgi veel. High seasonil, kui ma iga päev töötasin ja olid perioodid, kus ma töötasin 45 päeva järjest ilma ühegi vaba päevata. Ja ma ise otsustasin nagu mult tol hetkel, nagu sa võisid võtta vaba päeva, aga kuna korjamist oli iga päev, mõtlesin, et ei, ma tahan, mul oli ka farmipäeva ja ma tahtsin raha. Ja eks see oli raske ja näpud olid ikka katki ja valutasid, öösel ärkasin üles, näpud olid paistes, et muidugi see ei olnud lihtne, see oli väga raske. Aga ma tegin selle ära ja ma arvan, et see on üks elu kõige vägevamaid kogemusi, et ja nagu eneseületusi ja saavutusi. Öelda endale, et sa suudad ja suudadki. Ja see viis ka mind nagu edasi siis minu järgmiste sammudeni ja sponsoriviisa saamine. Et kuna ma nagu tõusin nii kiiresti, et ma olin nii osav ja siis eurooplasena, et inglise keel oli mul päris hea võrreldes nende asiaatidega, et siis ma hakkasin nagu supervisori tööd seal tegema ja hakkasin rohkem mentorluse rolli ja siis ma tegin oma teise working holiday viisaga ka nagu nendes farmides ja et ma ei läinudki kuskile linna, mõtlesin, et ma ei taha, mind ei kutsu sinna linna mitte midagi, et mulle meeldib õues olla, mulle meeldib päikse käes olla, meil oli seal oli väga palju erinevaid maalasid, kuigi enamus olid asiaadid, jaapanlased ja koreaanlased, nad on nii naljakad inimesed minu jaoks, üliägedad, absoluutselt arvamus nagu muutus, kui ma Eestist tuli, nagu ma nendega hakkasin koos töötama. Ja pluss siis oli seal muid nagu eurooplasi ja siis nendega oli ju nii vägev ja siis meil oli siuke ühine majutus ja siis me tegime neid ühiseid õhtusööke, et igaüks oma maalt midagi valmistab ja see oli nii põnev alati, ma sain nii palju erinevaid rahvuskööke. Vabatel päevadel käisime kuskil matkamas, mäe otsas, rannas, soppamas, ma ei tea, meil oli nagu nii põnev. Ja sinna ma jäin ja siis lõpuks minul anti nagu rohkem vastutusrikkamaid rolle ja siis pakuti sponsorit ja edasi läks juba rohkem spetsiifilisema erialasema töö peale üle. See oli nagu meil oli seal Hawaii'l, et meil oli niisugune majakene, kus me iga kolmapäev tegime õhtusööke ja siis seal käisid ka igasugused erinevad. See on melting pot on see Hawaii ka enne. Aga mina tean, ütleme nii, et jälle nüüd, et mitte nüüd rassistlik kuidagi olla, aga jaapanlastest mina aru ei saanud nagu, et sa oled ju ka olnud, et on seal sul Waikiki Beach, päikeloojub, palmid, meeletu vaadena, oranž taevas. Ja siis tuleb Hawaii või tuleb Jaapani mees ja teeb siis pilti mitte sellest, vaid mingisugusest imelikust poolelõlavast ehitisest näiteks või mingisugusest prügihunnikust või ma ei tea, nagu vaata sinnapoole nagu, et miks sa seda viid? See on üks näide lihtsalt, sest mina ei saa aru. Võib-olla sa said aru, miks nad nii teevad seal Austraalias. Ei, aga minu Hawaii kogemus jaapanlastega oli ka hoopis teine ja nad jätsid mulle hoopis teistsuguse mulje. Nad olid nagu igal pool sul ees ja olidki nende kaamerad, mõtlesin, mingi eest ära, et ma nagu ei salli, et ma tahaks nagu liikuda. Ja kuidagi siuksed, nagu tead, need peatakanad natuke niimoodi käisid ringi, on ju.
aga noh, muidugi see on natuke teine kontinent, keda sa näed, seal on mingid noored pered ja siuksed võib-olla vanemad jaapanlased ongi vanemad 60-aastased vaatavad niimoodi, onju, aga noh, seal, kellega ma koostööd tegin, olid ikkagi teistsugused inimesed ka siuksed, kes tahtsid minna maailma avastama ja tööd tegema, et. Fakt on see, et sul ongi võimalik kohtuda erinevate kultuuride ja rahvustega ja see on nagu väga äge. Ja see ongi kõik see, et miks see reisimine ja välismaal elamine kõik nagu avardab sinu maailma, mõttemaailma, vaatepilti, kõiges perspektiive muudab, et see muudab palju ja et kui ma üldse midagi elus saaks kellelegi soovitada, palun minge reisiga ja palun minge. Ja ma ei mõtle seda Türgis viis all inclusive palmi all seda, et see, mis see on ka tore, kui sa tahad perega minna puhkama, aga ainuke see väljund on, et see ei ole nagu päris see, sest minnes niimoodi sa näed, mismoodi kõik teised rahvused elavad, mis tingimustes, mida nad väärtustavad elus ja see kõik muudab ainult paremaks minu arust. See on niisugune, et kui sa ei reisi just selles võtmes nagu sina, et lähedki ja oled seal koha peal, siis see läheb nagu pooleli elamata minu jaoks. Et see läheb nagu pool kogemust jääb nagu saamata sellest ühest elust, mis sa siin oled, eks. Et Eesti on ka ju tore muidugi, aga lihtsalt mõtlen, üks asi, mida mina oma elus võib-olla kahetsen natuke, on see, et ma ei käinud Erasmusega ülikooli ajal nagu nendes vahetusüliõpilasena kuskil. Et seda oleks võinud teha. Aga oma lastele ma ütleks küll, et kindlasti vahetusüliõpilaseks, kui te kuskil saate välismaal olla, ma tahaks tegelikult niikuinii juba nendega nagu minna elada. Austraalia on kindlasti üks koht, kuhu võiks, et minnagi sinna, et nad õpiksid keelt ja näeksidki seda nagu teist elu ka. Jaa, kindlasti. Et jah, mina olen nagu seda meelt, et siis on nagu maailm lahti ja nagu see viimase, mis me enne, kui me salvestama hakkasime, mis me rääkisime siin COVID-i asjadest, et nagu see asi näitas, et siis sul võiks olla nagu olemas kogemus, et kui võimalus praegu ka arvestades, et käib mingisugune sõda, mis võib ka vabalt siia tulla, et mul on olemas kontaktid, et kui ma peaksin ise minema või pere saatma kuskile, et siis mul on Austraalias keegi, kes nagu võtaks need vastu või et siis sul annab natukene nagu niisugust vabadust elule juurde pluss kogemust, et seal tehakse asju nii ja seal nähakse asju naa ja nagu mõistad ka nagu, et miks üks või teine asi nii on. Aga okei, rääkides nüüd sinust, et sa oled siis supervisor ja igat pidi, et kuidas edasi läks? Ja siis ma hakkasin sponsori peale, hakkasin siis spetsiifilisemat tööd tegema, et kuna mul oli ka nii-öelda keskkonnaalane kõrgharidus Eestis, kaks haridust, siis sellega oli ka see sponsor võimalik ja siis, et ma hakkasin farmides rohkem nii-öelda olema selles nii-öelda middle managementis, et nagu nii-öelda see ettevõtte, kellega ma töötasin, ei olnud nagu otseselt farmer ise, vaid oli nagu tööjõu pakkuja. Siis ma olin nende ja siis ma töötasin erinevates farmides. Ja üldiselt alguses oli minu teha lihtsalt nende inimeste nagu tööde läbiviimine, nagu nii-öelda harvest management. Et ma peamiselt töötasin maasika, vaarika ja põldmarja farmides. Ja et tiim tuleb hommikul kohale, et ta teeb oma töö ära, mina õpetasin neid, olin nagu nende mentor. Kui raske see oli, kui sul on mingi jaapanlased seal? Noh, jah. Ja üks põhjus ka, miks mind hästi palju selles kasutati, oligi see, et mina kui mitmekeelne on ju, et räägime inglise keeles teistmoodi nendega, kelle ka emakeel ei ole inglise keel. Ja siis tuli sul farmer, kes üldiselt oli niimoodi, et esimene päev või midagi kuskil farmer rääkis niimoodi ära, et täna teeme seda bla 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 bla. Kõik vaatsid nii. Jaapanlased mitte midagi aru ei saanud. Nad ütle ka, et nad ei saa. Ei, nad ei saanud, nad noogutavad või midagi. Farmerlased, et Karit, ja siis läks minema ja siis mõtlen, okay, listen to me now. Ja siis ma tegin uuesti kogu selle ja rääkisin ise, sest niimoodi aeglaselt ja ka niimoodi arusaavamas inglise keeles, et siis mina nagu sellepärast olingi selles rollis nagu neile hea. Minule oli see muidugi raske, kuna esiteks ma pidin iga päev õpetama ja neid samu asju rääkima, see on see mentori roll. Teiseks, kui siis kvaliteedi poole pealt, kui ma seda tööd tegin, on väga raske olla seal vahel. Kui sa pead olema oma tööandja, ehk siis sa pead oma töötajate eest hoolt kandma, aga sa pead tegema ju farmerile kõik hästi, et nagu tema farmis oleks see töö sooritatud võimalikult hästi ja kvaliteetselt ja kiiresti.
et sa oled nagu täpselt sealt, et üks pigistab sind, teine pigistab sind ja kolmas on ju, töötaja tuleb nii raske, on see, ütleb, kuule, nii peab tegema, sa ei tee seda hästi. Ja siis ütleb mu oma tööandja, et kuule, sa pead ikkagi meie töötajat hoidma, et siis see töö iseenesest nagu selle loomus oli nagu see on üks kõige raskemaid asju seal kuskil vahel olla, sa pead nagu kõigile meele järgi olema. Et ja mul tuleb meelde, kuidas no see on ikka nii, et mul on, ma ei ütle ka, et ma mingi jube hea inglise keelega oleksin, aga kui me läheme kuskile reisile, siis on eriti Aasias on jah, et kui sa lähed ja hakkad küsima, et may I have this marvelous cup of coffee, please? Siis on nagu, siis pead ütlema ikka, et one coffee, please. Ja. Siis on okei. Ja lihtne. siis saavad aru. Ja. One coffee. Yes. Ja siis on korras. Ja siis ma mäletan, et seal Hawaii'l oli see, et nad sõid ju, millegipärast ei saa R-i suuda öelda, siis ütlevad one bowl of lice, see on nagu täisid. Seda nad jah, R ja L on, neil ei ole nagu tähestikus, kumbe siis jah. R-i nad siis. L vist on R-i lice, et jah, et ei saa öelda ja siis see tuli ka korduvalt välja. Selline. Aga nii, aga siis sa olid seal ja nüüd sa oled tagasi Eestis või? Kas meil või on veel vahepeal midagi, mingid perioodi, millest me nüüd üle hüppasime? Ei, lihtsalt olin siis pikalt ära oma tööandjaga kokku siis algul Working Holiday peale, sponsori peale üle 5-6 aastat. Ja kahjuks mina olen see õnnetu inimene, kellele nagu terve aeg siis lubati seda permanent residency ehk siis seda residentsust, et selle nime sai ka seda rasket vaeva ja tööd tehtud juba tükk aega niimoodi, et noh, ma ei tea, eks ma siis selle viisa jaoks ainult teen, et see oli ikkagi lõpuks oli emotsionaalselt ja mentaalselt väga raske, et eriti see COVID ajal, kuna kadus ära ju enamus tööjõud. Et ütleme, et meil oli 100%, siis 30% võib-olla oli nagu olemas või 20%, et väga palju saaki ju Austraalias ka hävines ja pidi raisku minema selle pärast ja et ei jõudnud. Ja see oli äärmiselt raske, sa pidid iga inimesest kinni hoidma. Ja see oli pikaldane, see ei olnud see, et see kestis sul paar kuud, et paar aastat on ju seal oli siuke hull seis ja siis kahjuks minul siis läks olukord niimoodi, et minule, kui aeg oli käes, öeldi, et ikkagi sponsoreeritud mind ja siis mul oli vaja kohe leida uus väljund. Õnneks tol ajal töötati välja siuke ajutine viisa, et COVID viisa, et just oligi, nimetasime COVID viisaks temporary. Et neile, kes olid just Austraalias, kellel oli nagu tööpakkuja olemas, aga kes, et kellel hakkab viisa läbi saama, mingid muud väljundid ei ole, et ei saa midagi sisse anda, et siuke ajutine viisa. Kind of nagu working holiday, et sellel on nagu väga suuri mingid piiranguid. Tegelikult sul olid minust tööandja olema, et minul nagu oli siis uus tööandja kohe võtta, et samal ametikohal jätkasin. See oli mul siis juba spetsiifiline rohkem agronoomia valdkonnas ja irrigatsiooni, et siuke, aga siis ma nagu läksin selle peale üle, et mulle tegin 2 tükki neid, et esimene oli aasta ja siis oli pool aastat, aga siis nad panid ka selle viisa kinni. Ja siis selle uue ettevõttega, samal ajal muidugi ma siis üritasin iseseisvalt seda residentsust saada ja ma tegin kõik skills assessment'id läbi ja see oli suur protsess ja mul läks sellega ka ebaõnnestunult, et seda ei saanud ikkagi läbi ja siis selle alla läks üle aasta aega kautsi ja palju raha ja palju vaeva ja kõik advokaadid ja asjad ja siis oma uue tööandjaga siis leidsin ise võimaluse, kuidas veel saaks residentsust taodelda nagu ka läbi sponsoreeringu, aga läbi nagu labor agreement streami, et on niisugune asi ka Austraalias, et ettevõttel on nagu niisugune leping valitsusega ja siis, et selle kaudu saaks. Aga siis juhtusid isiklikus elus ühed kurvad lood, et pidin tulema Eestisse päevapealt ja kuna ma siis nagu pidin naelutas mind siia Eestisse ikka kuudeks ja ei saanud nagu kohe tagasi minna ja siis samal ajal minu see eelmine ajutine viisa sai läbi ja nagu see labor agreement, mis mulle öeldi, et 3 kuuga peaks nagu valmis olema. Ma ei ole sellest siiamaani kuulnud, sellest on nüüd aasta aega. Ja ma vahepeal käisin siis selle turistiviisaga Austraalias, et pakkisin seal oma maja kokku, et ma olin viimased 5 aastat nagu elanud täitsa oma majas, rentinud küll. Aga täiesti ise üksi, et ise majandasin kõik, et 3-toaline maja ja siis, kui ma pidin päeva pealt lahkuma, et mul jäid ju kõik asjad sinna.
siis 3, mis ma olin ikka pikka aega ära, siis kuude viisid, siis seda sealt niimoodi majandada oli üpriski raske ja kuna asjad ei olnud selged, et siis ma läksin tagasi, pakkisin kõik kokku ja nüüd olengi niimoodi tagasi, et tagasi Eestis ja praegu jäid niimoodi asjad, nagu nad jäid, et. Aga plaanid tagasi minna? Plaaniks. Minu olukord on selline natukene keeruline, et ei ole päris nii lihtne, et kuna ma olen selle nimel nagu nii kaua töötanud ja vaeva näinud, et siis nii kaua midagi surunud ja nüüd see jälle nagu nii-öelda ebaõnnestus või ma ei taha öelda ebaõnnestus, ma ütleks, et see praegu ei juhtunud, et ma usun, et kõigil on põhjus ja on ka põhjus, miks ma praegu tagasi olen Eestis, miks mul olen siin kodus aega veedan, et ma natuke nagu võtan aega nüüd maha, et 8-9 aastat on midagi toimunud, on ju. Ja see töö on olnud ka mul äärmiselt sihuke ja hästi palju olen töötanud ja nüüd järsku kodus tagasi, et okei, mis nüüd kõik juhtus. Aga mis sa vabal ajal tegid, et ainult üks töörühmamine käis, et jah. Mis seal tehakse? Kuidas austraallased veedavad vaba aega? Austraallased, teine lugu, kuidas mina seda võib-olla veedan, et aga minule, ma armastan päikest, nii et rannas käisin, mulle meeldib aga matkata, seal lähed kohe loodusesse, mingid mäed, värgid. Kuna minu töö oli väljas põllu peal, siis vabal päeval ei olnud hullu, kui ma olin nagu kodus toas, vaatasin seal, koristasin, tegin asju, võtsin aja endale, korra puhkasin, lugesin raamatut, mul oli siuke väike terrass ja õueke, taimedega tegelesin, väike aiandus, siukene. Sõpradega kokku käisime vahel kas kuskil väljas söömas, miskit mängimas, saime kokku niisama kellegi juures basseini ääres, et kogu aeg kuidagi midagi, et seal on nagu võimalusi on teha ükskõik, et lähed õue ja ükskõik, mis ma teha tahan, on ju, et sa võid teha. Aga nüüd räägi, kuidas austraallased siis vaba aega veedavad, panevad õlut. Keskmine austraallane, no mis ta teeb, ega ta midagi ei tee. Et nad on siuksed chillid, et crack a beer ja siis ongi, et rannas käivad ka ja jalutavad. Ega nad ei ole need siis, et kui siis mina randa lähen, et siis särk maha, kõik värgid, päike 40 kraadi, millal ma pruuniks on. Ma olen nii valge praegu, et aga nemad siis panevad need varjud, kõik värgid, särgid, telgid ja nad lähevad nagu veedavad nagu, võtavadki kõik terve pere läheb ja grillid, värgid, särgid ja siuksed rohkem nagu. Oota, seal on ka mingi nimi, nagu austraalia pärane nimi. Ma ei mäleta, mis see nimi oli, mitte barbecue, aga mingisugune teistmoodi mingi. Barbie või? Barbie, jah. Let's have a Barbie. Ja. Yes. Ja siis. Seda ma mäletan, seda Havalliga tehti, et löödi see telk sinna üles ja keegi ei teinud mitte midagi, lihtsalt seisavad ja. Ja seda on. No võlu lahti ja chillivad ja kellegi juures, sõprade juures terrassil niimoodi rõdul hästi palju sellist niisama chillimist, et. Ma vaatan, et mingi hetk hakkab nagu igav, nagu minul vähemalt, ma nagu ei suuda enam. Mis me siin tiksume nüüd. Aga meie oleme need, kes käivad ja teevad üldiselt, et keskmine austraallane, ega ta palju pole reisinud, ega ta palju pole käinud ja kui ta teises osariigis ongi käinud. Et nad on üsna paiksed, et ma algusaastatel käisin ikkagi läbi ülevalt Cairns, Early Beach, Mackay, sealt siis alla Sunshine Coast, Brisbane, Gold Coast, Sydney's ära, Melbourne'is ära, Adelaide'is ära, et Adelaide'ist Brisbane'i olen ma 2 korda niimoodi edasi-tagasi sõitnud, see on 2500 kilomeetrit, et 2-päevane trip. Et nii mööda seda täielikku outbacki, kus sa sõidad 100 kilomeetrit, et mitte midagi sul pole, et väga äge kogemus ja teistpidi sealt alt, kus on seda mööda rannikut. 100 kilomeetrit sõidad, siis loodad, et vaatad mootorituli on nagu punane, aga kui ma siin nüüd seisma jään, siis tuleb kuskilt keegi või ei tule. Jah, et vaata ikka, et bensiin oleks olemas piisavalt palju enne, millal järgmine linn alles on, et need teed ei olnud nüüd kõige hullemad, et on Austraalias veel tühjamaid kohti, kus nagu tõesti nagu sadu kilomeetrit ei ole mitte midagi, et sinna üles ma ei ole veel jõudnud Perthi, eks läänekaldale ja ma ei ole ära käinud seal keskel Alice Springsis ja üleval Darwinis, et kuidagi see kesk-lääne kant, et sinna ma ei ole jõudnud, aga kõik see idakallas suht niimoodi, mitte nüüd üksi pulk ja ka ikkagi nagu läbi käidud, et Canberrasse ka ei ole veel jõudnud, aga ja Tasmaaniasse ka mitte, no ikka on kohti. Et kuna ta on nii suur ja lai, et lihtsalt ei ole veel jõudnud, aga nagu autoga sõitmist nagu eriti algusaastatel sükest road tripi ikkagi oli
oli ja väga palju. aga mis sa ütled, et kuidas nii-öelda Austraalia suhtlemine ja eestlaste suhtlemine nagu erineb, et mis on nagu siuksed asjad, mille jaoks mis on eestlasele nagu imelikud ja mille jaoks ta peaks nagu valmis olema? Kui ta... no eestlased, ega me väga palju muidugi ei räägi, onju. Suu kinni, lähme sinna ja siis, kui astume poodi ja meilt küsitakse, et no tere, kuidas läheb, onju. Issand, miks sind huvitab, kuidas mul läheb? Kas ma pean nüüd vastama, et kuidas mul nagu, mis ma tegin? Ja siis hakkad seal osta midagi, et noh, on veel plaane tänaseks või kuidas tööpäev läks, et nad räägivad hästi palju. Nende jaoks on see siuke small talk, et ega nad süvitsi nüüd tegelikult ei mõtle või neid ei huvita, et milline su elu on, aga nad lihtsalt seda niimoodi küsivad viisakalt ja sõbralikult, et nagu väikest mingit jutukest teha. Et see oli alguses tegelikult veidi siukene šokk, et ei olnud harjunud, onju. No mis sa elust arvad? Ja ma sündisin Hiiumaal, olen Eestist pärit, hakkad sa rääkima, siis sa vaatad, et tegelikult teda nagu väga, see teema nagu... Mingi, tahaks minna nüüd, et siuke, et hästi palju siukest rääkimast. Alguses on võõras, aga nüüd on jällegi mul Eestis võõras, et lähed sisse ja vaadatakse poest sul marinaga vastu, keegi tere ette. Tere! Ja siis, mis sul viga on, mis sa naeratad. Ja et käid seal nagu Austraalias hommikul, noh, seal on nagu hästi hommiku inimesed, et meil on siin, ärkame pigem hiljem, on ju, hiljem ka magame, et seal on ikkagi 5-6 ikkagi hommikul elu käib. Ja siis hommikul lähed, võtad oma kohvikese, on ju, ja näiteks seal rannaserval nagu käid jalutamas, inimesed tulevad vastu, kes jalutab koera, kes läheb surfama, kõik ütlevad sulle tere, sa pole elu sees seda inimest näinud, sa ei tunne, aga hey, how you doing? Siuke väga hea vibe on, kõik on nagu, nad on õnnelikumad inimesed, nad on siuke vabamad inimesed, et see on siuke, et kui sa tükk aega seal sees elad, siis sa hakkad sellega ära harjuma ja see on tegelikult mega tore, see on väga tore ja see on vähemalt minu jaoks, võib-olla kõik inimesed harju sellega ära, aga minule see osa nagu väga meeldib. Aga noh, nüüd on jällegi see osa, et nad võivad olla nagu ülisõbralikud, aga tegelikult noh, eestlane on otsakohane, et võib-olla nad naeratavad sulle, seal on ju kuskil ees, et kui vaja on, no kas või sul on mingi tööandjaga suhe või midagi, siis nad nagu nurga taga päris nagu samamoodi sinust ei räägi. Et nad on nagu rohkem jällegi sellised, et eestlane jälle ütleb otse ära, et ma ei hakka siin aega veetma, et saad selle töö või saad seda või ei saa, on ju. Et seal on nagu natuke jälle, et nagu me tagasi tulles selleni, mis me enne siin rääkisime, et kas nagu usaldada nende lubadusi, on ju, et see on samamoodi, nad ütlevad liiga lihtsalt võib-olla asju. Et võib-olla mitte kõike nagu nii väga uskuda, et minu jaoks on üks see, et see on see being a little bit two-faced, aga võib-olla nagu mitte nagu väga halvas mõttes just, aga nagu natukene niimoodi. Et see on üks erinev aspekt minu jaoks kindlasti. Aga mis siis veel? Millised nad on? Muidu nad on tore, siuke vaba rahvas ja et väga vastuvõtlikud. Üks asi, mis oleme siin päris kaua plaaninud ka tööd hakata pakkuma. Hetkel seda veel tänasel päeval ei paku, kuigi lepingud on sõlmitud ja nii edasi. Aga üks asi, mis ma tahtsin veel öelda, et jah, et võib-olla see ettekujutus sellest Austraaliast, just kui nagu tööle lähed, et eestlastel on natukene, mis ma tahan hoiatada, et peate olema valmis ka, ma arvan, et sina rääkisid päris hästi sellest, et on ka raske ja on palav võib-olla, et oleneb, kuhu sa lähed ja nii edasi. Et kui sa paned silmad kinni ja mõtled Austraalia peale, siis on Sydney ooperimaja, siis on känguru, kes hüppab, siis on mingid pargid võib-olla tulevad kuskilt kuidagi ette ja mingid rannad on ja siis vana hea koduse võõrsil või iganes see rand oli. Et reaalsuses, kui sa seda tööd ikkagi lähed tegema, siis sageli tehakse tööd ju ka mingites kaevandustes ja kuskil ikkagi inimtühjades võrdlemisi kohtades, et siis Austraalia on üsna tühi tegelikult, et elatakse küll, jah, on suured linnad ja Sydney ja mis iganes. Melbourne ja Perth on tegelikult ka ju üsna suur, et aga tööd tehakse sageli ka nii-öelda ikkagi niisugustes Järvamaal Eesti mõistes, et sa pead nagu seal nagu selles mõttes hakkama saama ka, vähemalt valmis olema. Ja kindlasti, et üks asi, mis ma tahaksin võib-olla öelda, et on küsitud ka, et milles võib nagu pettuda, et kes Austraaliasse tulevad, et
vahel nagu nii lihtsasti sellest räägitakse, et kõik lähevad sinna Austraaliasse ja seal saab nii palju raha ja seal on kõik nii tore. Ma siis lähen ka ja noh, nagu suurt eeltööd ei tehta ja arvatakse, et kõik tuleb lihtsasti kätte. Elus ei tule mitte midagi lihtsasti kätte, et tegelikult peab ikka nagu tööd ka tegema ja vaeva ka nägema. Et eeldada, et keegi sul siin töö eest ära teeb või ma ei tea, vanemad või keegi, et otsi mulle seal midagi. No mul oli selline kogemus, kus ma postitasin eestlased Austraalias on muidu üks väga suur grupp, et kui keegi soovib minna, et kohe nagu joinida sellega ja vaadata ja kui on mingid küsimused, ma soovitan alati enne natuke otsida sealt otsingusüsteemist, et kas sellel teemal on just äsja hiljuti nagu räägitud. Päris tüüt on nagu, et kui kogu aeg tuleb ja keegi esitab sul täpselt sama küsimus, see on ülilihtne küsimus. Et tee natuke seal ja vaata ja sa saad väga palju infot seal. Ja ma vist postitasin, et mul on see maja, et kas sooviks keegi nagu, kuna ma pidin Eestis olema, et seda nagu saada. Ja nagu kirjutas nagu kellegi tüdruku ema mulle. Et et kuule, et ma vaatasin, et kas mu tütar umbes saaks ja kas sul oleks tegelikult tööd ka pakkuda. Et sellises osas, see on väga tore, aga ma soovitan, kui see inimene on ise täiskasvanud inimene Austraalias võtab oma elus midagi sellist ette, siis tegele sellega ise. Sa pead ise hakkama saama. See on sinu aeg nüüd, et ennast maksma panna, ennast tõestada ja selles mõttes, et sul ei jookse niimoodi asjad sülle. Et natuke peab ikkagi vaeva nägema ja tööd tegema. Ma arvan, et see ongi üks siuke parimaid asju, mida sellest asjast õppida, et kuidas ise elus hakkama saada. Et just see välismaale minek, et see on kõige kõvem õppetund selle asja üldse. Ja kui ise teed, siis tuleb ka paremini. Seda osavamaks saad, seda paremaks läheb. Kui sa mul on üks hea lugu sellega, aga see on hästi pikk lugu. Põhimõtteliselt ka ema lubas oma käega mind lennukile panna ja järgi saata sinna Austraalia. Ma olen teinud need Austraalia viisasid kunagi ja et järgi saata kuttidele, kes seal põhimõtteliselt hakkama ei saanud. Ütleme siis nii. Ja vist, kas podcastis äkki rääkisid? Jah, võib-olla tõesti. See oli naljakas. Aga väga hea õpetund mulle ka, et peab ise ka ikkagi tubli olema. Päris nii ei saa. Jaa, et aga muidu nagu, kui sa oled tubli ja hakkaja ja teed oma eeltöö natuke ära ja oled avatud kõigele, siis on tõesti Austraalia nagu väga hea koht, kuhu minna, et tõesti soovitan. See on väga hea võimalus tema. Seal on tõesti nii palju võimalusi, seal on palju lihtsam ikkagi tööd leida, et kui sa natukenegi üritad. Et siit kohast ei leidnud, et okei, et siin võib-olla hooajaliselt väga nagu midagi ei toimu, aga võib-olla lähen siis sinna, võib-olla lähen hoopis sinna, et seal, kuna seal ka ju kliima pärast on väga erinevad hooajad, et kas või maasikad korjatakse Queenslandis need kuud, aga hoopis teised kuud seal teises linnas on ju. Et või osariigis, et siis et lihtsalt uurida ja mitte kohe allanda ja mitte kohe, nagu sa ütlesid, seda CV-d ära saata emaili ja nüüd kodus istuda oodata ja nüüd nädal aega ma ei ole tööd saanud, 2 nädalat ma ei ole tööd saanud. Natuke seda rasket tööd alguses ja et kindlasti siis väärt. Väga lahe seiklus. Väga lahe seiklus, et kui keegi kuskil mõtleb praegu, et ma ei tea, mul siin on see töökene ja ma ei tea, et kuidas ma siit niimoodi lähen see eestikene ja suvi tuleb. Eesti ootab alati tagasi, kodu ootab alati tagasi, sul on alati võimalus tagasi tulla ja sa ei ole kunagi läbi kukkunud. Mõni läheb, veedab 6 kuud, tuleb tagasi, hea kogemus, ta sai oma nagu, et ei olnud päris temale, tuleb tagasi. Mõni on paar aastat, mõni läheb, jääb elama, mõni läheb raha teenima, et sissemaksuks korterile või auto osta siin Eestis, mõni läheb, et reisida, mõni läheb, mina läksin nagu teistmoodi, mina läksingi nagu elu elama, ennast avastama, ennast arenesin sellega ja nägin, et milline isiksus mina olen või võin olla tegelikult, et ei olegi see inimene, kes siin Eestis elas. See oli nagu minu jaoks palju teistsugusem kogemus, et mina otseselt ei läinud sinna nagu töö ja raha teenimise eesmärgil. Et see sai minu jaoks nagu minu elulooks, mis nüüd kestab, on nagu järgmine etapp, aga midagi, mida ma elu sees ei kahetse ja see oleks väga tore olnud ka seal restoranis edasi töötada ja sealt saavutada midagi. Aga see ongi see, et ei ole õigeid ja valed otsuseid, vaid see on sinu elutee valik, millises suunas sa lähed. Et on üks elu ja ära seda raisku lase. Jah, täpselt. Ma arvan, et see on hea mõte, millega see podcast kokku võtta. Aitäh, et sa tulid. Ja loodame, et siis siit läheb edasi sul nii, nagu sa tahad, et kas siis Austraalias või kuskil mujal. Või kuskil mujal.
lähen lendan kuskil kindlasti. aitäh sulle! Aitäh sulle!